Teine teema PPP esimeses osas tuleb õppimise alused ainest, mis on 100% veebipõhine aine ning annab ülevaate õppimise kognitiivsetest ja sotsioemotsionaalsetest põhiprotsessidest õppija igakülgse arengu kontekstis. PPP õppeainesse sooritamiseks on antud alusmooduli ainest valitud eneseregulatsiooni teema, ehk siis kuidas õppija reguleerib oma õpitegevust. Eneseregulatsiooni oskus on oluline ennastjuhtiva õppija tekkeks ning teadlikult suunates ning õpetades lastele eneseregulatsiooni oskuseid, suudavad nad täiskasvanu ikka jõudes loodetavasti ka ise juhtida oma õpitegevust ja karjääri. Enesereguleeritud õppimine on aktiivne, konstruktiivne protsess, kus õppijad seavad endale õppimiseks ise eesmärgid ja seejärel püüavad jälgida, reguleerida ning kontrollida oma kognitsiooni, motivatsiooni ja käitumist. Eneseregulatsioon ehk siis kuidas õppija korraldab oma õppimist, kuidas planeerib, kuidas hindab oma edukust, on otse kui pealtvaade oma õpitegevusele. Mida teadlikumalt suudame oma õpitegevust juhtida ja õpilasi selles toetada, seda paremad on õpitulemused. Seega on see oskus õpilastel ning ka oskus toetada ja arendada õppijate eneseregulatsiooni õpetaja tööriistakastis üks väga oluline pädevus ning seetõttu sai see ka PPP üheks fookusteemaks valitud. Kuigi teema on keerukas, on üliõpilased neile seatud vaatlus- ja harjutuspäeva ülesannetega edukalt toime tulnud. Praktika ülesannete eesmärk on aidata üliõpilastel õppida märkama eneseregulatsiooni erinevaid komponente ja nende avaldumiste õppijate tegevuses analüüsima ning vastavalt sellele siis kavandama ka toetavaid tegevusi. Seda kõike tehakse lähtudes Pintridge 4-faasilisest eneseregulatsiooni mudelist. Enne vaatlusele minekut saavad üliõpilased iseseisvalt läbi töötada selle teema videoloengu kui ka lugeda erinevaid toetavaid materjale. Üliõpilastel oleme rõhutanud, et enne vaatlusele minekut on väga oluline Pintridge mudel, mis on siis vaatluse aluseks, enda jaoks väga selgeks teha ja lahti mõtestada, et vaatlust oleks võimalik sooritada. Komponentide jälgimine ja märkamine võib olla keeruline ning seetõttu on eelnev tugev taust ja arusaam teemast väga oluline. Lisaks oleme palunud üliõpilastel seada ja läbi mõelda ka enda isiklikud eesmärgid praktikaks. Mida soovitakse vaatluse tulemusena omandada? Kuidas soovitakse areneda ja kuidas peaks vaatlusülesanne toetama üliõpilase isiklikku professionaalset arengut? Nii nagu ikka tuleb vaatlus läbi viia praktikakoolis. Tegevõpetajate puhul seda aga kolleegi tunnis. Tegevõpetajatel oleme rõhutanud, et vaatlema tuleb ikka minna kolleegi tunde, mitte analüüsida enda antud tundi, sest samal ajal on vaja täita ka vaatlusprotokoll. Esimesel vaatluspäeval jälgivad üliõpilased õppijate tegevust, kasutades alusmooduli aines saadud vaatluslehte, et siis märgata ja tuvastada eneseregulatsiooni erinevaid komponente ja ilminguid. Seejärel kirjeldavad nad märgatud komponente lähtudes Pintridge 4-faasilisest eneseregulatsiooni mudelist. Vaatlusülesanne keskendub just õppijate tegevuse analüüsimisele, jättes õpetaja tegevuse fookusest välja. Vaatluse ajal hakkavad üliõpilased jälgima õpilasi või siis lapsi rühmas vastavalt tegevusele, mida parasjagu läbi viiakse. Üliõpilased saavad valida, kas nad keskenduvad ühele individuaalsele õppijale või õppijate rühmale, kui näiteks tehakse grupitööd või siis kogu klassile. Ülesandeks on püüda märgata ja ära tunda ning kirjeldada õppijate tegevuses erinevaid eneseregulatsiooni komponente. Siin on oluline, et kui tavaliselt vaatleja on ruumi tagaosas, siis seda ülesannet on vaja vaadelda klassi ees, et näha, kuidas õppijad ruumis reageerivad, mis emotsioone väljendavad, kuidas mingites tegevustes reageeritakse, kaasa töötatakse või mitte. Vaatluse käigus täidetakse vaatluslehte, kuhu pannakse kirja kõik oma märkamised eneseregulatsiooni kontekstis. Siin soovitame üliõpilastel ka kohe peale vaatlust mentoriga minna arutlema, mida üliõpilane nägi, kas ja kuidas üliõpilane nähtut tõlgendab ning küsida ka täpsustavaid küsimusi
või mentori vaatenurki teatud teemadel. Mõned arutelu küsimused toome välja ka siin, kuid enne lühidalt Pintridge mudelist. Pintridge eristab 4 eneseregulatsiooni mõjuvaldkonda ehk siis 4 erinevat tegurit, mis kõik aitavad mõista, kuidas oma õppe- ja tegevusprotsessi teadlikult juhtida saab. Need 4 mõjuvaldkonda on kognitsioon, motivatsioon ja afekt, käitumine ning kontekst. Neid mõjuvaldkondi on võimalik vaadelda 4 protsessi faasi abil ehk läbi 4 tegevuse, mille järgi õpiülesannet täites liigutakse, kuid samas ei pea need faasid olema kindlasti samas hierarhias ega alati toimuma üksteise järel. Esimene faas hõlmab endas planeerimist, eesmärkide seadmist ja ülesande kontekstist arusaamist. Teises faasis jälgitakse ja hinnatakse ehk siis monitooritakse protsessi, mis näitavad metakognitiivset teadlikkust. Kolmas faas hõlmab pingutusi kontrollida ja reguleerida erinevaid ülesande, iseenda ja konteksti vahelisi aspekte. 4. faas esindab erinevat liiki reaktsioone ja reflektsioone. Täpsem mudel koos komponentide selgitustega on lisatud ka eraldi failina. Eneseregulatsiooni komponentide märkamine klassis või rühmas võib olla üsna keeruline ning seetõttu on oluline, et üliõpilased saaksid vaadelda piisavas mahus tunde ja tegevusi. Peale vaatluspäeva oleme üliõpilastel palunud võtta vähemalt nädal, et harjutuspäeva planeerida ning fookus harjutuspäevas tuleks siis koostöös mentoriga kokku leppida. Harjutuspäevaks ettevalmistamiseks on ka alusmooduli aines suunavad küsimused ning üliõpilased peavad enda jaoks läbi mõtestama, mida vaatlusel nähti ja kuidas seda tõlgendati. Need küsimused võib koos mentoriga ka peale vaatluspäeva toimuval mentorarutelul läbi arutada. Ehk siis, milline oli üliõpilase arvates õppijate eneseregulatsiooni oskus? Millised probleemid või nõrkused avaldusid õppijatel oma õpitegevuse reguleerimisel? Mida märkasid õpetaja tegevuses õppijate eneseregulatsiooni oskuse toetamisel? Üliõpilastel on harjutuspäeva planeerimiseks palutud mõelda eneseregulatsiooni teooria 3 põhidimensioonile: õpitegevuse planeerimine, monitoorimine ja hindamine ning kaaluda, millist neist 3 oleks kõige olulisem arendada antud õppijate puhul. Sellest lähtuvalt on üliõpilastel vaja harjutuspäevaks siis luua õpiülesanne või planeerida rühmas või klassis tegevust nii, mille kaudu oleks siis võimalik suunata õppijaid selle valitud oskuse arendamisele. Üliõpilased peavad läbi mõtlema, mida nad õppijatelt ootavad ja mida õppijad peaksid õpiülesande tulemusena saavutama. Samuti peavad nad läbi mõtlema, kuidas siis hinnata oma tehtud õpiülesande tulemuslikkust, et selgitada, kas vastavat eneseregulatsiooni oskust siis tegelikult ka toetati. Pärast tundi on üliõpilastel soovitatud anda hinnang oma tegevusele, õpiülesande tõhususele ja eneseregulatsiooni oskuse toetamise keerukusele. Siin saab olla mentor üliõpilasele rohkem toeks refleksiooni suunavate küsimuste küsimise kaudu peale harjutuspäeva. Peale harjutuspäeva on üliõpilastel aega, et kirjutada reflekteeriv kokkuvõtte nähtust ja kogetust ning teemat arutatakse edasi ülikoolis toimuval kokkuvõtval seminaril. Sellega ongi eneseregulatsiooni teema käsitlemine PPP aines sooritatud.